mina olen Siki ja ma siis näitan selliseid toredaid kaarte nagu kootikaardid, kooti tarakaardid, Anne Stokesi omad ja siis selle toreda pakiga minu siis tarokaartide nii-öelda avastus peale hakkaski. Natukene võib-olla räägin väikese sissejuhatuse ka ja siis ma lihtsalt teen niisuguse flip-through siis ehk näitan kaarte. Et nende kaartidega siis oligi niimoodi, et ma sattusin poodi ja need kaardid, see kaardipakk jäi mulle kuidagi ette ja ma tundsin, et ma pean need kaardid ostma. Et noh, witchcraft ja niisugune asi juba väiksena, nagu niisugune nõia teema ja üleüldine tarod ja asjad tundusid nii põnevad, aga selle nagu jäigi selliseks nii-öelda rohkem nagu unistuseks. Mõtlesin, et nii vahva. Ja nüüd elus kuidagi oli niisugune periood, et tundsin, et olen kuidagi asjades kinni ja tahaks nagu midagi rohkemat, tahaks nagu endaga midagi teha, et oli tõesti niisugune väga kinnine tunne, et tahaks midagi enamat. Ja siis sattusidki need kaardid nii-öelda mulle poes kuidagi kutsusid. Mina veel rõõmsalt mõtlesin, tarokaart on nii tore, et okei, ma õpin neid natukene, mis see midagi tähendab ja nii edasi. Ja ma ei arvanud, et sellest tuleb selline seiklus. Mul on tarokaarte, oraklikaarte ja kõike on hunnikuga. Pluss mitte ainult need kaardid, vaid siis ma sattusin täiesti Wicca ja Witchcrafti teele. Et peaks ütlema, et see on väga tore teekond ja ennekõike ikkagi enda jaoks ja enda tervenemise jaoks. Et see väike sissejuhatus siis, kuidas ma siia sattusin. Ja kuna need on minu kõige lemmikumad kaardid ja alguses saate, siis on ikka näha ka, et ikka pakk on kulunud. Et ma siis näitan nüüd rahulikult need kaardid ilusti läbi ja ilma suurema mulata.